Tere päevast! Tere kõigile, kes on täna siin saalis. Tere neile, kes jälgivad meid Postimehe veebi vahendusel. Mina olen Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja mul on rõõm teid tervitada siin Eesti Tööandjate Keskliidu südames, Tööandjate Keskliidu majas, mis on praegu meie koduks, kus me oleme tegutsenud juba üle 100 aasta. Tööandjate Keskliidu meeskond on väike, aga meie liikmeskond on suur ja olulise mõjuga. Me esindame kõiki peamisi majandusharusid, erialaliite ja suuremaid, edukamaid ja edumeelsemaid Eesti ettevõtteid, tööandjaid, kes siis kokku annavad tööd üle 250 000 inimesele ja see on uhkelt üle poole Eesti majandusest. Ka see ruum, kus me asume, on sümboolse tähendusega, me kutsume seda Peetri saaliks, selle maali järgi. Ja siin me peame oma tähtsamaid koosolekuid, kohtumisi omavahel, kohtume siin ministritega, võtame siin vastu väliskülalisi ja igati väärikas ruum ja seda suurem rõõm on täna siin saalis siis meie ürituse lõppfaasis välja kuulutada aasta õppijasõbralik tööandja 2021. Maailm on kiires muutumises, uued tehnoloogiad, uued ärimudelid, uued töövormid ja see kõik nõuab meilt uusi oskusi, teadmisi ja on oluline, et organisatsioonid õpiks. Ja on iseenesest mõistetav, et edukad ja võitjad on need, kes õpivad pidevalt, süstemaatiliselt, oskavad näha asju ette ja panustavad oma inimeste, oma töötajate teadmistesse ja oskustesse. Ja seda aktuaalsem, et Eesti majandus ka praegu on sellises üleminekufaasis, me digitaliseerime, automatiseerime, meid ootab ees rohepööre, kõik need suured muutused viiakse läbi ikkagi meie enda inimestega. Meie Tööandjate Keskliidus oleme hästi haridususku, me peame Eesti inimesi meie kõige suuremaks varaks ja sellepärast tunnustame koos oma heade partneritega täna siis õppijasõbralikku tööandjat. Teeme seda koos täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooniga Andras ja Haridus-Teadusministeeriumiga. Ja see pole ainukene selle haridusvaldkonna konkurss, mis meil siin käib, et juba aastaid tunnustame ka parimaid praktikakohtade loojaid ja parimaid praktikante ja juba 2 nädala pärast 19. novembril kuulutame siin praktik cum laude konkursil välja parimad. Aga tulles tänasesse päeva, siis siia saali on palutud need tööandjad, kes on olnud oma maakonna parimad. Teie seas istub ka konkursi üldvõitja, aga sinna jõuame paari tunni pärast. Hästi lühidalt, mis meid täna ees ootab, oleme pannud kokku sellise mitmekülgse päevakava, palju ettekandeid, videoid, ka muusikaline vahepala. Konkursist annab täpsema ülevaate Andrase juhatuse liige Sigrid Aruväli, meid tervitab videosilla vahendusel värske Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Kristi Vinter-Nemvalts, liikumise olulisusest räägib Alo Looke Eesti terviseradadest ja kuulame sinna vahele siis erinevaid inspireerivaid lugusid, et ka tänane päev oleks meile selline tore õppimise võimalus. Aga lähme asja juurde, annan siit sõnajärje üle meie Tööandjate Keskliidu haridusnõunikule Anneli Jensonile, kes siis annab pisut täpsema ülevaate, millega me siin Keskliidus haridusvaldkonnas tegeleme. Ole lahke. Aitäh. Head kohalviibijad, head vaatajad. Tõepoolest, nagu Arto ütles, oleme me siin hariduse usku, mis ei tee meist muidugi veel usuorganisatsiooni, vaid me ikkagi olemegi tööandjate organisatsioon. Meie liikmeskonda kuuluvad väga tugevad erialaliidud ja väga tugevad ettevõtted. Ja need tugevad ettevõtted loovad 1000 töökohti. Ja need ettevõtjad teavad, et ilma hariduseta tegelikult edasi ei saa. Ehk siis on selgelt näha, et kui on vaja ajaga kaasas käia, siis uusi teadmisi peab pidevalt juurde omandama. Tuleb tegeleda nii noorte koolitamisega kui ka kõigi nende olemasolevate töötajate
koolitamisega, kes täna juba siis leiba lauale toovad. Nüüd selleks, et tõepoolest teemast selgem ülevaade oleks, et te teaksite, et kui palju siis, mis on see olukord kvalifitseeritud tööjõuturul või kui paljud meist tegelikult täna õpivad õigeid oskusi, siis vaatame, kui palju meid täna siin saalis on. Meid on kuskil siin 30 kanti ja kui me nüüd siin väga jõhkrat matemaatikat teeme, siis ütleme, et noormehed seal tagumises reas, need on need, kes arvulises mõttes kogu aeg õpivad. Ärge teised solvuge, ilmselt tegelikult siin saalis olijad on kõik need, kes kogu aeg õpivad, aga kui mõelda nii, et elukestvas õppes osaleb täiskasvanutest siiski ainult kuskil 19%, siis ei ole see väga suur arv. Ja kõige sellega tuleb pidevalt tegeleda, mistõttu ongi Tööandjate Keskliit lasknud ennast kaasata ka nagu sellesse projekti, nagu siin täna on, eks ole, et tunnustame neid tööandjaid, kes pidevalt tegelevad oma töötajate toetamisega nende õpiteel. Aga tõepoolest selleks, et me Tööandjate Keskliidus oma sihti ei kaotaks, täpselt teaksime, mida me ise hariduselt ootame, siis on meil olemas enda hariduse töörühm. Me oma hariduse töörühmas siis kogume tööandjate arvamused kokku ja me ei räägi siis ainult kutseõppest, vaid kindlasti räägime ka omavahel siis, missugune võiks olla kõrgharidus, missugune võiks olla põhiharidus, missugused on meie ootused noortele, et milliste teadmiste ja oskustega nad koolist peaksid tulema. Ja loomulikult tegeleme me siis ka aktiivselt, me ainult ei räägi, vaid me tegeleme aktiivselt ka sellega, et oma seisukohti välja viia nii-öelda majast välja. Me töötame aktiivselt kaasa ministeeriumi erinevates töögruppides, aga näiteks ka valitsust nõustavas teadusarendusnõukojas, mille värske koosseis ka nüüd on kinnitatud. Ja nüüd mõistagi me ärgitame ka ise kõigest väest tööandjate ja õppeasutuste vahelist koostööd ja kus vaja, siis lükkame mõne projekti käima. Nii on käima läinud näiteks ka 3 kutseõppeasutuse ehitusettevõtjate liidu ja meie koostöös tehtav üks praktikajuhendajate koolitamine ehitusvaldkonnas ja praktika arendamine ehitusvaldkonnas. Nüüd see, mis on kindlasti päevakohane teema kõigile nagu täiskasvanud õppijatele, on töökohapõhine õpe. Et see on suurepärane võimalus tegelikult ettevõtetele arendada oma töötajaid. Ja loomulikult ka värsket tööjõudu peale koolitada. Ja sestap on selle kohta nüüd ka mõned näited siin kohe tulemas. Ja nagu Arto mainis ära, meil on siis ka mitmed konkursid, mida me korraldame ja kõik ikkagi enam-vähem on selle suunalised, et me ärgitame ettevõtteid pakkuma praktikakohti. Sest see on teema, mis on täna valus, noortel ei ole piisavalt praktikavõimalusi ja ettevõtetel endal võib-olla ei ole piisavalt palju huvi või nad ei ole läbi mõelnud, miks see võiks vajalik olla. Aga ütleme nii, et kui me räägime sellest, et haridus peaks vastama tööturu vajadustele, siis ei saa see vastata tööturu vajadustele, kui tööandjad ise ei löö selles kaasa. Mis tähendab, kõik need koolis omandatud teadmised, oskused tuleb ju kuidagi praktikas järele proovida ja kinnistada. Ja samamoodi kõik need oskused, mitte ainult erialased oskused, vaid kõik need nii-öelda tulevikuoskused, mida vaja on,
et hästi elus hakkama saada ja tööga toime tulla. Et sellepärast ei ole nagu muud võimalust, kui pakkuda praktikakohti. Ja nüüd lubasin pisut töökohapõhisest õppest teile siiski rääkida, sest see ei ole veel liiga levinud teie hulgas. Ma ei ole päris kindel, kas kõik need, kes on täna kohal või vaatamas, ise pakuvad töökohapõhist õpet. Töökohapõhine õpe tegelikult on üks niisugune suurepärane võimalus, kus 2/3 õppest toimubki, ametiõppest toimubki teie juures töökohal ja 1/3 siis kutseõppeasutuses või ka rakenduskõrgkoolis, et sõltuvalt siis erialast. See on ausalt öeldes tegelikult kõige mõistlikum viis koolitada just selliste oskustega töötajate järelkasvu, nagu teil ettevõtetes vaja on. Nii et te siin säästate ka mõnevõrra nagu koolituskulusid, et selle asemel, et tellida sisse koolitus, on võimalik siis koostöös kutsekooliga läbi mõelda see õppekava ja rakenduskava ja koolitada täpselt vajalikke oskusi. Lisaks on teie enda juhendajad arenevad. Nüüd täna on kõige populaarsemad õppekavarühmad just sotsiaaltöös, lastehoius, aga ka ehituses, tsiviilrajatiste ehituses. Elektrienergia, energeetika on väga tublid olnud need ettevõtted, kus siis tõepoolest läbi selle, et on vaja näiteks võrguelektrikuid koolitada, ongi leitud üles suurepärane võimalus teha seda töökohapõhise õppevormis. Nüüd erinevused tavapärase praktikaga on siis nii, nagu ma ütlesin, see õppemaht, eks ole, et kui tavaline praktika on siis mõnevõrra ikkagi lühiajalisem, siis et kuskil 1/4 õppekavast, siis õppepõhise õppes või töökohapõhises õppes on see 2/3. Ja parima praktikakoha kohta oleme me seda teinud juba tõesti mitmed aastad. Ma näitan kiiresti ka ära, kes on siis selle aasta võitjad olnud. Me anname välja 4 kategoorias auhindu. Need on siis nii-öelda üldvõitja, välistudengite praktikat toetav ettevõte, väikeettevõte ja regionaalne ettevõte. Parim välistudengite praktika koht sel aastal on Kybernetic aktsiaselts, kus tõepoolest tegeletakse väga süstemaatiliselt ja tublilt just ka välistudengitele võimaluste loomisega. Nüüd üldvõitja oli meil sel aastal G4S aktsiaselts. G4S-i puhul oli väga eriline see, et nad tõepoolest just töökohapõhist õpet pakuvad ja on Tartu Kutsehariduskeskusega eraldi loonud õppekava ja koolitavad turvatehnika paigaldajaid sellises õppevormis. Ja nad on ise leidnud, et see annab neile võimaluse koolitada neid inimesi, kes nende juurde nagu pikemaks pidama jäävad. Nad ei pea napsama endale tööjõudu teistelt ettevõtetelt ära. Nüüd regionaalne praktikakoht on sel aastal olnud Incap Electronics Estonia OÜ, kes Saaremaal väga tublilt tegutseb. Ja me viisime selle auhinna neile koju kätte kenasti. Ja meil oli ka meeldiv võimalus tõepoolest näha kõiki neid pisikesi imevidinaid, mida nemad seal toodavad ja millest pärast on kõigile palju abi. Aga tõepoolest ka Incapi puhul on siis tegemist nagu väga läbimõeldud praktikavõimaluste pakkumisega. Ja parim väikeettevõttest praktika koht on Balti Logistika aktsiaselts, Tallinnas asuv ettevõte ja ka neil on tõepoolest vahva edulugu, kus endistest praktikandist on ise juht kasvanud. Nii et kõik niisugune praktikakorralduse läbimõeldud elluviimine tõepoolest koolitab
koolitab ettevõtetele järelkasvu, arendab ettevõtetes juhendajaid ja on pikas perspektiivis kasulik kindlasti ka ettevõtte mainele. Samamoodi meie siis siin Tööandjate Keskliidus võtame oma inimesi nii-öelda bussi peale ja viime neid ka Tallinnast väljapoole vaatama neid samu tublisid ettevõtteid, kus väga hästi praktikat korraldatakse. Nii et kui me äkki ühel hetkel teie ettevõttesse tahame tulla, siis olge nii head ja võtke meid vastu, sest see on mõnes mõttes teile ju tunnustus juba, kui me tahame tulla teie juurde. Sest järelikult olete millegi suurepärasega hakkama saanud. Ja nagu ka Arto ütles, on meil praktikum laude konkurss, mis on siis hoopiski see konkurss, kus me noortele tähelepanu pöörame, ehk siis praktikantidele me nimelt selgitame läbi selle konkursile noortele seda sõnumit, et praktikakoht võib olla tulevane töökoht, praktikakoht on ühtlasi üks suurepärane ja vajalik rida sinu CV-s, mis kinnitab sinu oskusi ja annab sulle võimalusi. Ja loomulikult mõistagi räägime me kõigest sellest ka, mida me teeme. Me anname välja siin aeg-ajalt niisugust praktikajalehte, meil on elektrooniline praktika väljaanne olemas ja me oleme siin ka kätt proovinud hariduskonverentside korraldamisega. Ja õppijasõbralik tööandja, nagu te olete aru saanud, on ka siis mahtunud meie ree peale ja teeme seda koostöös Andrasega, millise koostöö üle meil on ainult hea meel, sest tõepoolest see sõnum, et tuleb läbi elu õppida, on äärmiselt oluline. Muideks, millal te viimati õppisite midagi uut? Ja siin saalist kostab midagi, nagu oleks nad alles midagi õppinud. Aga sellega on minu lühike ülevaade nagu Tööandjate Keskliidu haridusvaldkonna tegevustest lõppenud ja mul on hea meel kutsuda hoopiski lavale siis eelmise aasta eelmise aasta võitja Puidukoja OÜ personalijuhi Marit Tisleri, kes annab meile ülevaate, mida nad päris elus teevad. Tere kõigile! Eelmine aasta oli siis Puidukoja jaoks igati selline, ütleme, üllatuste rohke, et algas küll nagu negatiivse uudisega kogu Eesti rahva jaoks koroonaga, aga see koroona alates aprillist tõi meile nagu väga-väga palju tööd. Nimelt, et siis inimesed jäid koju, avastasid, et terrass on mädanenud või välisvooder on kulunud ja selle tõttu siis nii mõnigi juba kulunud maja sai omale uue voodri ja see tõesti, ütleme, aprillist alates kuni siis tegelikult tänase hetkeni see nõudlus on ikka tohutu suur. Ja siis sealt edasi järgmine üllatus meie jaoks oli seesama aasta õppijasõbralik tööandja, mis tegelikult tõesti tuli üllatusena, sest meie enda arvates on ikkagi väga palju veel teha ja et jõuda sellise tunnustuseni, siis mina ütlen, et me oleme selle nagu ette ära saanud, et nüüd me peame nagu jõudma sinna tegelikult järgi. Ja kolmas üllatus, mis meile osaks langes, oli see, et saime ka Viljandimaa aasta ettevõtteks. Nii et selles mõttes palju šampust, palju pidu ja palju rõõmusõnumeid oli meie eelmises aastas. Aga kes me siis oleme? Et kunagi küsis meilt üks saepuru vedav transpordiettevõte, et huvitav küll, et kust teil see saepuru tuleb, et ise te toodate ainult puulusikaid, et kuidas te veel saate seda saepuru müüa? Ja siis me mõtlesime, et mis puulusikaid, et me nagu küll puulusikaid ei tooda, ja tuli välja, et Muhus
on ka puidukoda ja tõesti koda, väike puidukoda, aga meie nagu nii väikesed ei ole ja me tõesti seda saepuru toodame päris ohtralt. Nii et meie siis asume Lõuna-Eestis looduskaunis Karksi külas, endise Karksi õlletehase territooriumil, et võib-olla mõni on maitsnud Karksi veini, Karksi õlut, et seal me täna asume. Aga sellest õlletehasest ei ole mitte midagi enam järgi ja veebruarikuus langetasime ka suure õlletehase korstna, millest oli muidugi ääretult kahju, sest see on nagu küla sümbol, aga kuna ta muutus ohtlikuks, et siis tuli see kahjuks maha tõmmata, aga sellest me säilitasime ka video, et mats oli päris kõva, nii et aga tegutseme siis juba aastast 1997, et järgmine aasta on meil juubel, 25 aastat ja 2013. aastal siis võttis osaluse Prantsuse puiduettevõtte ja alates sellest aastast siis kuulume suurde gruppi Rose Group, mis on siis Prantsusmaal nagu üks märkimisväärseid ettevõtteid. Ja ei ole me nii puidukoda mitte, et meil on 130 töötajat, meie käive ulatub 45 miljoni kanti, me ekspordime 35 riiki, meil on tõesti väga lai toote sortiment ja me siis ainult ei höövelda, vaid me pakume ka puidule lisandväärtust, ehk siis mida iganes te soovite, kollasest mustalauani, vahalauast glasuurlauani, et kõike, mida klient soovid, me tegelikult oleme võimelised tegema. Et sellest ka meie selline tõhus ja innovaatiline tootearendus, et tõesti nagu üritame ja püüame turu ja sisekujunduse maailmaga ka kaasas käia. Et oleme jäänud sinna põhjamaise, traditsioonilise ja klassikalise stiili juurde, et meie toormaterjal tuleb valdavalt siis Venemaalt ja Soomest. Ja miks me nii edukad oleme, ühelt poolt kindlasti kiidan meie töötajaid, sest et parimad oskused on just nendel ja tänu nendele me siis suudame pakkuda seda tippkvaliteeti. Aga oleme küll piirkonna suurimaid tööandjaid, aga meie asukoht on ka meie miinus, et loodus on tõesti märkimisväärselt ilus, järved on lähedal ja Karksi viltune torn on ka seal samas, aga millegipärast ei taha inimesed sinna looduskaunisse kohta tööle tulla. Et ma usun päris kindlalt, et me oleme kõik Karksi küla elanikud ära värvanud, nende perekonnad, nende sugulased ja võib-olla ka kauged sugulased, aga siiski tunnistan ausalt, et minu jaoks ka üks kandidaat on kandidaat ja valik. Et kui mul tuleb ka üks CV, siis see on minu jaoks ka valik. Ja sellest tulenevalt ongi väga oluline meie jaoks, et töötaja siis arendaks oma oskuseid ametikohal ja oleks ise hästi innovaatiline ja valmis arenema. Et tänu sellele me oleme organisatsioonis suutnud täita ka kontori poole, sest et et kui sa saad võib-olla ka liinitöötaja, siis Karksisse kontorisse on veel keerulisem. Aga samas on meil väga palju häid näiteid sellest, kus mehaanikust on saanud tehnikajuht, teritajast on saanud tootmise planeerija, sorteerijast on saanud tootmismeister, ehk et selline enda tahe ja ka tööandjapoolne järjepidev toetamine ja suunamine, et see annab selle järelkasvu. Ja muidugi on keeruline üldse tootmise puhul see, et kuidas leida seda aega, et töötajaid arendada, sest kasumit toob ainult ju
töös olev liin, mitte seisev liin. Et see on seadnud nagu teatud piiranguid, mistõttu me hästi palju üritame teha sisekoolitusi, ehk et kutsuda need koolitajad koha peale ja siis nii-öelda näpistada vaheaegadest selliseid koolitust, nagu ma ütlen, sutsakaid, et sinna kevadel meil oligi plaan või kavandasimegi muuta oma nii-öelda höövlimeistrid esmatasandi juhtideks, sest nemad juhivad igaüks 7-liikmelist meeskonda ja on olulised lülid nii-öelda siis kontori ja tootmise vahel. Ja et juhiks ei ole meist kasvanud mitte keegi, et siis vähegi anda nendele tulevastele juhtidele nii-öelda näpunäiteid ja suuniseid. Korraldasime siis esmatasandi juhtide koolituse, aga kuna nad on höövlimeistrid, siis see tähendab, et nad ei saa ju oma liini pealt nagu ära tulla. Aga siis me tegimegi nagu 3 kuu jooksul 4-tunniseid koolitusi, kus tõesti tuli ka ette seda, et vahepeal ta pidi liinil käima ära, seadistama, tuli tagasi, õppis juhiks edasi, et nii ta käis ja töötajad olid rahul ja tänaseks nad on meil ilusti nii-öelda oma tiimi juhtidena paigas ja saavad hästi hakkama. Et siia väike pilt ka meie rõõmsameelsetest töötajatest, et nii ta on, et tegime eelmisel aastal, kui me siis saime oma kõik uhked tiitlid kätte, tegime ka photoshooti, et saaks ikkagi jäädvustatud kõik selle toreda ja kena ja et töötajad said ka poseerida ja näidata, kus nad siis töötavad. Aga nagu iga õppimine tegelikult hakkab ju pihta kõige esimesest asjast sisseelamine, et kui ma olengi selle 1 kandidaadi siis saanud, siis ma kindlasti hoian 10 küünega kinni, et see 1 kandidaat siis 4 kuu pärast ära ei lähe. Et sisseelamine on tegelikult selle meie õpetamise üks alustalasid. Ja algab see esimene tööpäev nagu ikka igasuguste administratiivteemadega, aga kuidas me oleme seda aega kokku hoidnud, on see, et nii-öelda see traditsiooniline töötervishoiu ja tööohutuse alane juhendamine, mis võib kesta nagu 8 tundi või isegi rohkem, siis meie kasutame sellist programmi nagu VITS, kus meil on kõik ohutusjuhendid üles laetud ja me juba enne, kui töötaja tuleb omale esimesel päevale, saadame kogu materjali talle nii-öelda töötlemiseks ja lugemiseks. Ehk et ta ei hakka lugema esimesel tööpäeval, vaid esimesel tööpäeval, kui ta tuleb, siis ta juba klikib ära, see oli see, ja seal oli niimoodi, et ta juba on selle materjaliga tutvunud ja me ei pea esimesel nii-öelda tööpäeval hakkama seda kõike nagu läbi lugema. Ehk et siis määrame talle juhendaja ja tutvustame teda juhendajaga ja toimubki selline ringkäik tootmises, tutvustatakse tema ametikohta ja nii-öelda esimesel nädalal siis juba õpetatakse nii-öelda toodete kvaliteeti, milliseid nõudeid see kvaliteet meile esitab ja nii-öelda esimesel nädalal on uus töötaja kindlasti töövari, et me nagu teda kohe masina taha ei lase, aga põhimõte on ikkagi see, et me viskame selle töötaja ikkagi kohe vette, et ma usun ka oma riigi ametniku kogemusena, et ega sellist nagu sisseelamisaega ei olnud, et kohe, kui kodanik helistas, pidid ka vastama, et ükskõik mida, aga sa pidid vastama. Et ka siin on niimoodi, et kui sa lintsaagi pole näinud, siis kahju, aga tore, see on lintsaag ja hakkame nüüd pihta. Et see esimene nädal on siis juhendaja töövari ja nii-öelda teisel nädalal hakkab siis töötaja juba ikkagi iseseisvalt tööle. Ja mis meie eesmärk selle õpetamisega on see, et 2. kuu lõpuks võiks olla tekkinud see arusaam, et kas see töötaja on meie töötaja, kas temas on seda oskust, initsiatiivi, tahet areneda, õppida ja selleks siis nii-öelda katse alguses me üritame paika panna ka
nii-öelda eesmärgid, et mis siis peab olema ära õpitud selleks nii-öelda teise kuu lõpuks. Ja siis juhendaja hoiab siis silma peal ja ka vestleb töötajaga, et kuidas läheb, mida peaks parandama. Ja selle teise kuu lõpus oleme me teinud sellise väikse teadmiste kontrolli vabas vormis, et aru saada, et kas ta teeb männil ja kasel vahet või männil ja kuusel vahet või mis on Siberi lehis ja mis on esimene AB kvaliteet või mis on C kvaliteet, et see võiks olla teise kuu lõpuks selge ja et siis juba minna sügavuti edasi nende teadmiste omandamisega. Et me nagu näha ei tee midagi eriliselt uut, aga see sisseelamine on selle nii-öelda õppimise üks alustalasid, et see peab olema hästi tehtud. Aga kui minna nagu täpsemalt, siis see on meie nii-öelda põhitootmise ametikohtade nii-öelda karjääriredel on vale öelda, aga nii-öelda ametikohtade redel tähtsuse järjekorras, et liinioperaator on siis nii-öelda tõesti meie esimene tase, kes siis tuleb tänavalt ja kellel tõesti ei pea olema erilisi oskusi, et mida me viimasel ajal ikkagi olen nagu tahtnud või püüdnud ettevõttesse tuua, on see tahe tööd teha. Ja see muutub üha olulisemaks, sest et noored kuidagi kipuvad hästi kiiresti ära jooksma, et kuskil on midagi põnevamat, kuskil on midagi paremat, aga päris täpselt ei tea ka, mida ma tahan, et kui sul on see tahe olemas, siis tegelikult edasi minna on mõlemal poolel väga lihtne. Et miks see lihtne on, see ongi see, et kui sa tahad liikuda nüüd järgmisele tasemele, siis nagu ma ütlesin, et liin peab kogu aeg käima, et õppida on hästi keeruline ja intensiivne, et kui sa soovid saada nüüd sorteerijaks, siis selle sama nii-öelda liinioperaatori, kes siis pakib, võtab toote vastu ja pakib uuesti, siis ta peab suutma hakata nii-öelda aru saama, mis kvaliteediga tootega on tegemist. Ja see nõuab tal seda, et kui tal tekib mingi paus või ka peale tööd, siis ta lähebki sorteerija ametikoha juurde ja hakkab koos sorteerijaga nii-öelda seda kvaliteeti siis õppima. Aga seal peab olema selle töötaja tahe. Et kui ma olen meelestatud, et minu tööaeg on täpselt 8 tundi, minu puhkepaus on täpselt 30 minutit, siis on väga keeruline tegelikult inimest õpetada. Et selles mõttes ma ütlengi, et see on nii-öelda ka inimese tahtes kinni. Et eraldi selliseid sorteerija õppepäevi me ei tee, aga siiani on saanud see selliselt paika, et see ametikoht, kus sa oled, sa õpid järgmise ametikoha oskuse endale selgeks, et eesmärk on siis nii-öelda töötajaid ristkoolitada, et kui ma olen liinioperaator, siis ma õpin selle sorteerimise selgeks, kui ma olen sorteerija, siis ma õpin natuke masina selgeks ja see käibki niimoodi teised töökoha kõrvalt. Et oluline on ikkagi see, et kasum peab jooksma. Ja kontoritöötajate puhul on lihtne see, et on sisekoolituse võimalus, et me väga vähe saadame inimesi nii-öelda majast välja. Et see, kuna me oleme Karksis, siis et Tallinnasse sõita, see võtab 2 tundi aega, siis et sa siin oled, eks ole, võtab järgmised 6 tundi aega ja siis sa jälle 4 tundi sõidad tagasi. Et Tartu on 1,5 tunni kaugusel, aga see sõit just, et mitte sõidutada inimesi, siis me oleme nii-öelda toonud nii Exceli koolitused, arenguvestluste koolitused, seesama juhtide koolitus, inglise keele koolitus, et me oleme need kõik toonud nii-öelda koha peale. Et inimesel oleks võimalikult mugav oma nii-öelda töökohalt käia koolitusel ära, minna tagasi, et see oleks võimalikult paindlik. Ja
ega kedagi sundida ju ei saa, et täiskasvanud õppija on ikkagi see, et ta peab ise tahtma. Ja eks meie probleemkoht on ka see, et meil ei ole võib-olla nagu iga positsiooni kohta nii-öelda katet. Et kui näiteks täna või ütleme, sorteerija jääb haigeks, siis tegelikult ei ole nii-öelda teist sorteerijat. Et oluline ongi siis see, et need inimesed õpivad nii-öelda ametikoha üleselt mingid oskused selgeks, et me saame selle sorteerija siis nii-öelda ära katta. Et just täna hommikul oli ka, et selgus, et lemmikviirus tuli sisse ja siis oligi niimoodi, et mis siis saab, et aga siis ongi, et õnneks on juba neid töötajaid, kes on see tahe ja oskus, et siis saabki niimoodi ära komplekteerida ja edasi toimetada. Et jah, et oluline on koolitada neid, kes tahavad. Need, kes ei taha, nad küll enda arust tahavad, aga päriselt, kes päriselt tahavad. Ja siis nemad jõuavad ka nii-öelda sellele tulemuseni, mille ta tööandjagi tahab. Ja miks puidukojas töötada? Et meie rahulolu uuringutest on iga aasta välja tulnud see, et ülioluline on see meeskond. Et meeskond on see, kes siis hoiab, kes siis arendavad, kes siis nii-öelda mõtlevad välja efektiivsemaid töövõtteid ja nii-öelda veedavad ka siis seda töövälist aega nii-öelda koos. Ja need samad arengu- ja eneseteostusvõimalused, et tegelikult sul on nii-öelda piltlikult öeldes võimalik kasvada liinioperaatorist tehnikajuhiks, et neid eduluguseid meil täna on ja seega nii-öelda kõnetab inimesi, et sa saad olla nii-öelda tööl oma pere juures, sa ei pea minema suurlinna, sa saad nii-öelda teostada ennast ja ettevõttesiseselt areneda. Ja hetkel veel meie motivatsioonitrend on vabad nädalavahetused. Et üldiselt tootmisettevõtetes on need nädalavahetused ka kinni, aga meie oleme siis saanud selle nädalavahetuse veel vabaks ja see on tõesti olnud motivatsiooni allikas. Ja nagu pildilt näha, siis suvel oleme oma võrkkiige ka pannud 2 puu vahele, et kui tõstukijuhil on võib-olla selg kange või vajab natuke tuulutust, siis saab väikse uinaku teha ka võrkkiiges, et üritame hoida ka sellist nii-öelda positiivset nii-öelda vaibi meeskonnas sees. Ja meie eesmärk on siis seista kirglikult parema elukeskkonna loomise eest läbi värviliste puidutoodete ja hööveldatud laudade. Aitäh! Aitäh, Marit! Rääkisite just, et koolitada ja õpetada saab neid, kellel on tahet. Aga kuidas seda tahet kasvatada? Tahet kasvatada võib-olla täpselt läbi nende edulugude, et luua neid edulugusid ja anda võimalusi, ja luua ka see keskkond, ehk see motivatsioon on ju, et pakkuda rahuldada need esmatasandi vajadused ja sealt läbi võib-olla siis tuleb ka see tahe. Suur tänu! Möödunud aastane võitja. Aitäh teile! Puidukoda! Meil on möödunud aasta võitjate hulgast veel sõnumeid või tervitusi. Nimelt oli meil eelmisel aastal žüriil väga raske valik. Me ei suutnud otsustada ainult üht võitjat, me valisime mitu. Ja nüüd on meil meeldiv võimalus kuulata, mida teevad möödunud aastal eripreemia saanud Baltic Workboatsi inimesed, kuidas nemad oma töötajaid koolitavad. Ja seda teeme siis video vahendusel. Meie eripära on see, et meil on kogu inseneer ja disaini pool oma majas sees ja me toodame
väga spetsiifilisi laevu. Sageli just töövõtteid ja see pool on see, mis me peame koha peal inimesed koolitama, inimesed välja õpetama. Baltic Võrgud, siis ma olen elektrik. Põhiosas ma paigaldan navigatsiooniseadmeid ja siis juhtmestikku. Sellel erialal mul muidu kogemusi ei olnud. Iga päev saad ikka midagi jälle teada nagu. Põhimõtteliselt iga aasta, iga kord õpid jälle midagi juurde, kuna need nõuded, asjad, aparaadid, kõik muutuvad. 12 aasta jooksul olen siis jõudnud keevitajate juhendajaks, sealt edasi siis projekteerijaks. Ja siis sellest aastast juunikuust olen ka Loitsi Mereakadeemia tudeng, et siis järgmise aasta juuniks siis omandada merearhitekti kutse. Kõik oskused, mis mul hetkel on, olen ma saanud õppida selles ettevõttes. Ma arvan, meil saab maailma parima laevaehituskogemuse. Seismuse õppimine pole jäänud, et siin Vilmas saab õppida nii kaua, kui siin töötad. Õppimine on kõige alus. Ja nüüd kuulame, kuidas väikeettevõttes töötajaid harida ja koolitada ja hoida. Meile tuleb kõnelema Heiki Allik osaühingust PETS. Tervitan igati selliseid initsiatiive, kus siis tunnustatakse, peetakse meeles ja see paneb siis ennast ka mõtlema aega selleni, et millega sa tegeled, kuidas sa tegeled, läheb see hästi või saab paremini. Praktika on tõe kriteerium ja kõik muu on sinna väga tore juurde teha, aga ka meie juures on praktikatel juba olukord muutunud, ma ei tea, kas meie oleme muutunud või süsteem on muutunud, tõenäoliselt mõlemad koos me areneme, siis tõesti eelpool räägitud selline praktikate kestuse suhe, ma mäletan, ma olen selles valdkonnas töötanud 30 aastat, siis kui tõesti algusaastatel oli selline, et 1/3 oli praktika ja 2/3 oli sellist teooriat, siis tõenäoliselt see ei andnud sellist tempot juurde, et asjad areneksid, inimesed saaksid töövõtteid, oskusi tööle, noored inimesed just, et võtta see nuga kätte, ekseldada, tükeldada, teha praktilist tööd. Tõesti ei õnnestu selles mõttes, et mõni tüdruk pidi võib-olla küünedki maha lõikama või piirama, et saaks mitte küüntega teha, aga see arusaamine tuli ka sellest, et sa pead ennast panema vormi hoidma. Kui rääkida kiiresti veel sellest, et Puidukoda rääkis, et kui hästi või raskelt teil läheb, siis ka meie tundsime seda, et kui transtrall pihta hakkas, siis toimus kukkumine nagu paljudel majanduses tegutsenud ettevõtetele, aga siis me saime ka tunda seda, et terrassid olid valmis, mehed tegid tööd, tühi kott ei seisa püsti ja hakati rohkem söömaga. Kuigi selles mõttes on seal ka teine nüanss selles pärast, et inimesed olid kodus, nad avastasid uuesti oma oskused teha süüa ja selles mõttes me oleme nagu valdkonnas, kus on kõige suurem konkurents. Sest heas mõttes me konkureerime kõikide ma ei tea, oskuslike, suurepäraste maitse kokakunsti oskustega, perenaistega, emadega, vanaemadega. Nii et selles mõttes võib öelda, et meil on ikka meeletu konkurents, kus me peame ennast siis välja teenima. Aga tõenäoliselt on see siis, et kui see terrass on ehitatud, tööd on tehtud palju kodudes, siis on ka, lubatakse üksteisele natukene lõõgastuda ja siis tuleb ka mingisuguseid tellimusi meilegi. Aga sellise nurgapealse ettevõttena Rakveres jaama 15 kindlasti on see, et me oleme käinud ära ka suuremas linnas, et proovida siis konkurentsi Tallinnas ja Tartus, aga ma olen aru saanud pärast jälle, et õpid, et hall pead austa, kulu pead kummarda või kuidas see oli, et isa ütles ka, et ära mine kaugemale, kui kirikutorn enam ei paista, siis ära kaugemale mine, sest seal tulevad teise kihelkonna mehed ja sul läheb raskusteks. Mitte siis halvas mõttes, aga ole palun siin ja tee oma asja, kui sa oled väike, tee seda väikselt, mõeldes suurelt. Nüüd inimeste juurde tulles, praktikantide juurde, ametikoor Rakveres on olemas, sealt praktikante tuleb ja tuleb järjest rohkem selliseid aktiivsemaid inimesi. Ma arvan, et see kvaliteet on tõusnud. See sõel, vahepeal ma kritiseerisin väga, et tõesti, et võetakse kõiki vastu, kes sealt tulevad, ja tõenäoliselt nad panevad selle kulbi või selle tainarulli nurka ja lähevad hoopis millegi muu peale. Aga tundub, et see on muutumas. Nii et selles mõttes see vastastikune töö, praktika ja ettevõtete vahel on
on nagu muutunud. Kahjuks jah, meie valdkonnas on see, et mitte kahjuks, aga tore, et meil on naiskollektiivid, et kuigi me vaatame siin Euroopast või võib-olla ka Venemaalt või ma ise näen seda, et meeste selline kondiitriks olemine on suuremas rollis, et meil on siis tõenäoliselt, kas see siis läheb sellisesse diskrimineerivasse valdkonda, et palkade tase on erinev. Tõenäoliselt on selles mõttes jah, et kui me ei leia töötajaid, võib-olla siin Tööandjate Keskliidul on see, et mitte et töötajaid ei ole, sest et Eesti inimesed on olemas, aga nad on kuskil mujal, eks ole, mingil põhjusel, et ega me siis tööandjatena võib-olla on, meil ei ole sellist asja, aga meie eesmärk ei ole maksta võimalikult vähe palka. Küsimus on see, et me teame inimestena, kui palju meil on kõigil palka vaja, palju me saame maksta, aga kindlasti siin võib riigi regulatsioonid ja sel tasemel kõrgemalt juba osatakse midagi muuta, mis aitab siis inimesi hoida koha peal ja teha seda tööd naudinguga. Näiteks meil üks praktikant läks ära Londonisse, tema küll oli päritolult, oligi prantslane, sest et me vahetasime oskusid, õpetas meile croissandi tegemist. Ta tahtis küll jääda siia, sest et siin oli ilus loodus, puhas loodus, kuigi ma küsisin ta käest, et seal on Vahemeri ja kõik on ilus, me tavaliselt lähme sinna, sa tahad tulla siia. Aga ta leidis ennast ja jättis maha oma jälje, oma oskuse siia. Nüüd ta on Londonis, teine poiss oli ka Prantsusmaalt, see oli läbi siis õpilaste vahetuse ametikooliga. Tema käis ka meil samast moodi, tahtis jääda siia. Nii et Eesti on üks tore koht, igal juhul. Aga läks lõpuks USAsse, Mehhikosse ja nüüd tegeleb siis seal sellise kulinaarsete ja kondiitri oskuste arendamisega. Aga meil jätkuvalt, mida siis õpilastele veel õppida lisaks selline, meie poolt nad saavad sellise tõesti praktika, kuna ütleme, et meil on väikeettevõte, siis tõesti me liini kinni ei pane, meil on liin selline käsitöö, selle lauanurga ja selle koha sa leiad sealt töö juurest igal juhul alati. Nii et nad saavad seda praktikat just kogu selles laias diapasoonist, alates põranda pesemisest, kuni siis tõesti selle kirsitordi peale panekuga. Nii et see on selle võib-olla väikeettevõtte selline võlu, et seda me saame pakkuda. Et suures ettevõttes ei ole ja sellist käsitööoskust, kindlasti jälle, kui sa lähed suurde ettevõttesse, siis sul on seal operaatoritööd ja teised asjad, teised spetsialiteedid, aga hea, kui sa tead selle asja südant või seda sisu, et miks seda haigem peab kerkima, mis ta on selline, mis on selle asja nagu kandev roll. Nii, ja siis veel, ma ei valmistanud ette, halb õppija olen, aga et selleks, et õppida, lähen kordamine tarkusema, õpin ka ise. Läksin ka ise õppima Tallinna Tööstushariduskeskusesse külmatehnikat, kliima soojenemine, vaja teha soojuspumpu, jahuteid ja nii edasi. Meil on ka hästi palju neid külmkappe, nii et selles mõttes ja tõsine, siin ma kutsun üles, et tehke praktikat, minge õppima seda valdkonda, soovitan, sest et nendest kätest on puudus, see on selline füüsiline töö, seal on vaja keerata, teha käed õliseks, ma ei tea, käed ja põlved mustaks, nii et läksin ise õppima, nüüd ma näen ka seda praktika poolt, me oleme täiskasvanud õppijad, täiskasvanud õpetaja, ise õpid, oi kui raske on selles mõttes. Ja ütleme, selles mõttes kahjuks ei ole selle elatud elu jooksul midagi muutunud, et see eksamid tulevad alati ikka üllatavalt kiiresti ja siis sa seal ikkagi ennast pingutad ennast, aga õnneks on sellist elukogemust olemas, et sa ikka termodünaamika seadust oskad üle viia sellisesse praktilisse ellu, sa saad aru, millised seosed ja toimed seal on olemas, selle võrra on nagu lihtsam õppida, aga sellist oma aju lülitada ümber teistele lainetele on kindlasti keeruline. See nagu aitab vaadata siis, kuidas töötavad meie praktikandid, kindlasti on seal juhendamiste, see ajavõtmine, selle panustamine ja üks asi veel lõpetuseks, ma mäletan, praktikandid nüüd käivad, aga nad pole õppinud koolis ära seda, et nad tuleb praktikale, teevad seal 3-4 kuud, teevad praktikat, siis ma olen neile ütelnud, et nad suvel käisid mul küll tasu eest töölge, aga nüüd nad tulid praktikale, siis ma küsisin, et kas sa tahad mulle ka nüüd pärast seda juhendamist, kas sa tahad veel midagi rääkida muga? Millest ma peaksin rääkima? Ma ei tea, võib-olla mõni asi ei rääkimata, et mõtle veel. Ja siis me läks pool tundi läks aega, ma andsin talle vihjeid ja siis me jõudsime selline, kuuleta, aga kas sa tasustad ka kuidagi seda, sest et praktika on meil tasuta, eks ole, ja siis ma suutsin talle välja mõelda, et kuule, tule homme tagasi, et äkki sa tahad läbi rääkida, et tead, see on sellise töövõtmise või töötegemise üks oluline roll ka, et sa pead ise endast seisma, et võib-olla siis kutsekool peab seda külge arendama. Nii et ega ma ei tahtnudki väga palju välja pressida, et kui ta nüüd ei olnud nõus, aga nad mõtlesid lõpuks selle välja ja tublid tüdrukud ka. Nii et aga igal juhul ma arvan selles mõttes, et me
me areneme, kasvame veel, sest valdkond on lõputu, nagu ma ütlesin, et kellega võrrelda oma tehtud tööd, see on suur arv koduperenaisi, mehi, kokakunsti, nii et meie väljakutsed on lõputud ja suuredki. Nii et nii me paneme edasi, aga tänan kindlasti oma meeskonda ja ikkagi klassikalause emat ja isat. Osaühing Päts on siis samamoodi mullune eripreemia savaja. Ja täiesti üldse mitte ilma asjata, nagu me teada saime. Aga ausalt öeldes teie lugu ja see, kuidas te nagu individuaalselt kõikide praktikantidega tegelete, neid väga hästi juhendate, see inspireeris ka Tööandjate Keskliidu väikest kollektiivi. Nii et me tegelikult ju möödunud aastal juba võtsime nööbist ja pressisime välja endale ühe koolituse ja me tahame ka õppida saia tegema. No aga suurepärane, aga ma arvan, et ma teiega nii sõbralik ei olegi. Ma olen siis teiega natukene karmim, sest et nagu ütleme, et jah, juba õppinud, kogenud, siis mitu korda ei räägi, aga igal juhul tere tulemast ja sellist täiskasvanute või sellist praktikume me teeme ka täiskasvanutega, kus me siis käime läbi, teeme mingid taignad läbi, kindlasti lasteaiad, koolid, kus siis käiakse õppimas ja nuusutamas natukene seda asja, mida meie teemega. Ja me leidsime, et see oleks väga hea meeskonna koolitus ja samal ajal teha käed jahuseks, mitte õliseks, vaid jahuseks. Just, mine tea. Suur tänu. Aitäh teile. Aga et istumine edasi ei vii, sellest räägib meile täna Alo Lõoke, kes on Eesti Terviserajad sihtasutuse juht. Mis siis täpsemalt edasi viib, Alo? Tere minu poolt. Et jah, mul on suur au ja omamoodi ka tunnustus see, et te kutsusite mind siia just sellisele üritusele ja kus te just räägite tunnustate õppimist ja tahate rääkida liikumist, et see on tõenäoliselt üks suuremaid probleeme Eestis üldse, millega me peaksime tegeleda. Ja mõju mõttes ka, et kui te rääksite, et umbes poolt Eesti majandust mõjutate, siis me tegelikult mõjutame peaaegu tervet Eesti majandust. Et terved töötajad, terved inimesed, rõõmsad näod peas on kindlasti see, mis Eestit edasi viib. Ja võib-olla tundub, et liiga palju räägitakse, aga ei tehta. Et peaksime hakkama tegema. Ja sellepärast paningi pealkirjaks, et istumine edasi vii, et kutsuda teid kaasa. Kutsuda teid siis kaasa. Mul on 4 tööandjat. Üks on siis, või 3 on neist siis Merko Eesti Energia ja Swedbank, kes 16 aastat tagasi sellise asutuse nagu Eesti Terviserajad lõid sihtasutusena. Ja selleks, et siis üle Eesti oleks kõikidel kodulähedased liikumisvõimalused olemas. Ja 4. tööandja, kes on mul põhiline tööandja, on siis inimesed, ehk siis üle Eesti need, osad, kes liiguvad ja liiguvad palju ja palju neid, kes siis liiguvad vähe, on kergelt ülekaalus, on erinevate probleemidega ja selle ühe kurva slaidi ma näitan ka mingil hetkel, et ma täna ikkagi tulen nagu positiivsete uudistega, et ühe slaidi toon siis sisse sellise reaalsuse, et mis mind tegelikult saadab ja küsin ka retooriliselt, et kas istumine edasi võiks viia, et äkki me ei istuks enam edasi. Ja miks võib-olla natukene kare hääl on, mulle on ka endal üks hobi tekkinud, et ma käin nüüd ka, lisaks terviseradadel käin ka kalal, et siin ei ole midagi karta, et võib-olla see hääle karedust palun mitte võtta hoiatavalt. Alustame siis praatfotoga. Täna on nagu oluline teema ajakirjanduses, milline oleks üks õige praatfoto, kas peaks olema niimoodi nagu president, et mina lihtsalt seda kaalu veel ei oma, et Alar Karisega ühes klassis olla, aga Alar Karis on mulle küll hea õpetaja olnud, et ma olin 3 aastat tema juhitavas ülikooli valitsuse liige ja sain väga head kogemust. Et see on siis minu paraatfoto, et võib-olla 2 sõna ka siis 2 valdkonnas, et mis on siis minu professionaalne taust ja teine ka siis see, et mis on minu enda siis sportlik taust või miks ma üldse selle liikumisega tegelen. Võib-olla liikumisvaldkonnas on see, et ma olen õnnelik, et mu vanemad viisid mind nädalavahetustel koos õega metsa palju, viisid suusatama. Me panime
panime vaarika moosi termosesse kuuma vee peale ja nii me läksimegi ja suusatasime. Ja siis muul ajal tegime siis muid asju, mis looduses teha annab. Ja see saatis mind, see pani mind ka ennast iseseisvalt õppima ja ennast nägema ja ma olengi tegelikult selline, eks ma nagu lasteaias ja kooli algus olin selline pigem nagu arvasin, et ma olin pigem nagu selline paks poiss või siis kooli ajal viskas mingil hetkel 5.–6. klassis lihtsalt see kasv viskas nagu minust nagu mööda, et keha läks veidike suuremaks ja siis tuli hakata kuidagi sellega reageerima, et keegi ei hakkaks võib-olla siis näitama näpuga või midagi sellist. Ja ise hakkasin siis oma ette vaikselt trenni tegema, liikuma ja lõpuks jõudsin selleni, et keskkoolis ma olin siis topis ikkagi nagu päris kaugel nagu alguses, aga ma jõudsin siis kõik, mis olid üle kilomeetri jooksud, ma olin siis esimene. Et ma hakkasin hommikuti käima 6 ajal jooksmas, sain kohalikult Jõgeva prouadelt pahandada, et miks sa poissi maga, miks sa jooksed siin, et tee parem nagu midagi mõistlikku, et maga parem ja puhka on, aga ma arvasin, et ma võiksin ikkagi nagu ise liikuda. Ja siis sealt see algas, see pigem vanematest eeskujudest hakkaski siis seesama loodusarmastus ja terviserajad kuidagi nähtav. Minule teadmata veel sel hetkel tulid nagu sisse, et me käisime nendel päris paljudel ja sama rajameesterina tegelikult ka Kuremaal siiamaani, kes oli minu ajal, keda ma tean, et Andres oli nagu ikkagi meie jaoks jumal suusaraja mõttes. Ja professionaalselt siis, mis mu elu taust on see, et ongi praegu olen 5,5 aastat juhtinud terviseradasid, tean põhimõtteliselt sellest kõike, alates sellest, kuidas lumi tekib, kuidas lund toodetakse või mis me öösiti, mida mehed rajal teevad või mis siis saab, kui mõni oks kukub või lamp läbi läheb või mida iganes veel või mis probleemid takistavad. Ja vahepeal siis sellel eelnevas elus olen siis teinud nii mõned aastad valimiskampaaniaid, mingil hetkel tegelenud õpetaja koolituse arendamisega ja ma arvan, et olen kuskil 500 täna töötava noore õpetaja kõrval olnud alates sellest hetkest, kui nad hakkasid õpetajaks õppimisele mõtlema, toetasin neid õppima asumiseni ja nüüd siis mingil hetkel ka siis kooli tööle minemiseni. Ja vahepeal tegin ka siis oma väliselamisaastad ära, ehk siis kolisin jutumärkides välismaalt, elasin Narvas ja see oli siis tõesti 10 aastat tagasi, 11 aastat tagasi, et natuke nagu, et õppisin ka sellise multikultuurse kogemuse juurde, et näha natuke teistmoodi ja sain olla kolledžis õppedirektor ja juhtida endast natukene rohkem väärikamas eas olevaid inimesi ja õppides teist kultuuri. Ja lisaks siis mingil hetkel tulin Tallinnasse, müüsin hoopiski balletti ja ooperit Rahvusooperis Estonia ja jõudsin siis lõpuks siia ja ma arvan, et kõik need kogemused on väga palju mulle andnud, ma olen hästi palju sellest õppinud, hästi palju ennast ka kasvatanud, näiteks kui Rahvusooperis Estonia tööle minnes oli küsimus see, et mis oli see viimane asi, mis sa meil laval nägid. Ma ütlesin, et see oli Pipi Pikksup, kui ma laps olin. Aga ma ütlesin, et teil on mind vaja, sest mina toon teile uue selle seltskonna saali. Ja ma arvan, nii ka läks. Ja tegelikult oli väga, väga hea aeg, aga nüüd räägime liikumist edasi, et aeg jookseb, ma vaatasin, et aeg on jube palju, aga tegelikult asi lendab. Panin siia, et esmalt oli mina, siis me räägime sinust ka, et ma täna ei räägi teiega kui tööandjatega, et pigem ikkagi teiega kui personaalselt ja kogu mul see esitlusaeg on 30 minutit, ehk siis selline 30 minutit ongi just see aeg, mis võiks vähemalt iga päev kõik liikuda ka, et ma seda kindlasti küsin ka, aga alustame sellise hästi lihtsa anonüümse küsimustikuga. Õnneks ma vaatasin kaamerad ei näita üldse peaaegu publikut, et selles mõttes ärge kartke. Pange ilusti, vabastage oma käed, pange oma mapid kõik käest ära, pange need, asetage rahulikult telefonid ka ära, pange käed põlvede peale. Ma teen natuke teie taustauuringut ka. Et see kõik anonüümne oleks, siis ma palun teile sulgeda silmad ja tõstate lihtsalt kätt sel hetkel, kui ma palun seda tõsta. Ehk siis paneme nüüd silmad kinni, ärme piilu, anonüümsus on tagatud. Ja uurin, et kes liigub regulaarselt, palun tõsta käsi. Aitäh. Kes käib terviseradadel? Aitäh. Kellel on koer? Kellele meeldib kohvi juua? Aitäh. Kellele meeldib suusatada? Aitäh. Kes on lapsevanem? Aitäh. Kes on parkinud auto poes
poodi minnes esimesse ritta võimalikult ukse lähedale. Aitäh. Kes teeb mingit harjutust või võimlemist iga päev? Aitäh. Kes arvab, et ta motiveerib oma töökaaslasi? Aitäh. Kes tuli täna siia rõõmuga? Aitäh. Kellele meeldivad kingitused? Aitäh. Kes tahaks ise mõnda auhinda täna saada? Aitäh. Kes tahaks silmad lahti teha? Nii, teeme silmad lahti. Et tahtjaid oli päris palju. Sain teie käest päris palju teada. Ma loodan, et vaatajad siis ka Postimehest oma kontori tööl olles ka enda peale mõtlesid korraks, et ma need kõik küsimused viin lõpuks enda esitlustega kokku, et siis saate siis teada, mis mina neist küsimustest arvan. Ja 30 minutit ongi just selline lihtne ja vajalik aeg, et vähemalt see võiks olla eesmärk nagu liikuda. Kui tahate vaielda, et aga miks 40 ei ole või 50 ei ole, no alustame siis vähemalt 30, kui sa teed 60, siis see on ka hästi, aga hakkame sellega pihta, et see nagu kuidagi mööda külge maha ei jookse. Ja alustaks vaatame ühe video otse metsast. Ei no see on ikka vana hea jutt küll. Aega ei ole. No tegelikult ju on aega. No kui aega üldse ei oleks, siis muutuks eluplaneedil Maa ju täiesti mõttetuks. No muidugi meil kõigil on ju omad ajagraafikud ja mille järgi elu on korraldatud ja no see on kõik õige, aga ma mõtlen seda osa, mis jääb kasutamata või õigemini kasulikult kasutamata. No näiteks pool tundi päevas mõnel metsa või terviserajal liikuda või midagi sarnast või jah, ei peagi kohe jooksma kukkuma, aga ma mõtlen pool tundi päevas natukenegi aktiivset liikumist. No see ei murra kellegi konti. Pool tundi päevas 5 korda nädalas. Seda võiks küll igaüks proovida. No tuleb teha test lihtsalt. Võtad endale ühe nädala eesmärgiks, iga päev vähemalt pool tundi värskes õhus või metsarajal liikumiseks ja siis vaadata, mis see teeb. No ja seda proovida nii suvel kui talvel, sügisel ja kevadel. No pakun, et see pool tundi kaob ikka jube kiirelt. Aga mis jääb, see on rõõm. No nii, et ma lihtsalt palusin naljaga Argo appi, et täna saaks asja kiiremini ära rääkida, sest Argo võtab lihtsalt selle minutiga palju paremini kokku. Muidu ma võin hakata rääkima rohkem iseendast ja mingitest muudest asjadest ka, aga sellised lihtsad sõnumid ongi need, mida me tegelikult terviseradadega üritame kõigini igapäevaselt tuua ja see pool tundi leida seda aega tõesti ei tohiks olla väga suur ülesanne. Nii, kuidagi siit läksime mööda. Et kiirelt üle joostes natukene võrgustikust ka, millest me siis räägin, et kust ma siis tulen. Et nagu juba ütlesin, et me oleme suurima mõjuga Eesti majandusele ja Eesti tulevikule kokku võttes. Loodan, et poliitikud, riigijuhid ka sellest lausest piisavalt aru saavad ja me saaksime rohkem toetust sellele peale, sest selle probleemiga tuleb väga selgelt rohkem tegeleda, mitte liiga palju rääkida. Et see on sigri-migri, aga nagu näete, siis 122 rada üle Eesti, selline võrgustik igal ühel kodu lähedal, mõned rajad tulevad juurde, kõik arenevad, kõik vajavad arenguks erinevaid täiendavaid lisasid ja nii edasi ja me siis hõlmame umbes 1100 kilomeetrit hooldatud radasid. See tähendab siis seda, et võrreldes RMK matkaradadega meil on siis ka talvel näiteks või meil on igal aastal hooldatud, keegi vastutab selle eest ja talvel on ka siis suusarajad olemas. Ja päris palju kilomeetreid on ka valgustatud ja üritamegi seda valgustust katta ikkagi üle Eesti piisavalt regionaalselt ka, et ei oleks ainult nagu mingid üksikud keskused, kus see oleks. Siis, mis on uuendus viimaste aastatega, on see, et on küll olnud mitmeid lumerohkeid talve, aga on olnud lumevaeseid talvesid, ehk siis me tegeleme ka kunstlume tootmisega ja riigiga koos, siis järgmise aasta lõpuks on meil Eestis vähemalt 24 keskust üle Eesti, kus saab siis, kui vähemalt on piisav periood külma, saab toota lund ja saab mõnusasti suusatada. Et me seisame selle eest siis ka, et Eestis suusatamine ikkagi säiliks ja kelgutamine samamoodi, et inimesed oskaksid ikkagi sellest talvistest rõõmudest ka siis ikkagi rõõmu tunda ja ära ei unustaks sellist ala nagu suusatamine. Viimane talv oli mega ilus suusa aasta. Meil oli, ütleme, comeback korralik.
suusatasid poodides otsa, heas mõttes, ja hästi tore oli küll, et see kõik nii juhtus. Me isegi pidime panema radadele silte, et ära mahuksime, et lihtsalt neid kõndijaid oli ka nii palju, et siis oligi vaja panna silt, et siin on nüüd siis klassikajalg, siin on vabatehnika ja siin on siis jalutaja. Ja kus meil matkarada nagu ei olnud, siis pidimegi need siis ühele rajale suunama või jätma. Aga me kindlasti tegeleme sellega, et me saaksime inimestele ikkagi luua ka matkaraja kõrvale, et jalutaja saaks ka olla ikkagi oma ette ja mõnusasti nautida seda. Siis 200 rajameistrit tähendab seda, et iga raja taga on inimene, et võib-olla te pole ise äkki liiga palju mõelnud selle peale või te ei ole näinud nägupidi, milline see rajameister on, aga nad on olemas ja võib-olla panen südamele seda, et kui te ise mõtlete mingil hetkel, et jube halb ilm on, ei tahaks nagu minna või talvel, et jube külm on või vastik tuul on või midagi sellist on ju, siis teadke, et need 200 inimest on tegelikult sellepärast juba muretsenud, et ikkagi tuleksite, saaksite tulla, see oks on sealt ära rajalt võetud, mis öösel maha kukkus või öösel kella 4-6 ta sõitis rajatraktoriga kõik rajad läbi ja tegi suusaraja valmis. Ja nüüd siis sina hommikul laupäeval kohvitassi taga vaatad, et ai, telekas tuleb mingi hea asi, et no, äkki jätab minemata, et siis mõelge nende meeste ja naiste peale. Ja ma arvan, et tegelikult et see ei ole see sund, vaid pigem on see, et mõelge selle peale, kui te ära käite, kui hea on siis pärast seda hoopiski hakata siis saia küpsetama või midagi muud tegema, et kui te olete ka ära õppinud, kuidas siis Pätsis või mujal nagu saia tegemine käib, aga ma arvan, et te olete ka õppinud siin 2 aastat juba kodus kokkamist päris piisavalt, et see on juba teil olemas, nii et enam ei olegi vaja, ainult ei olegi mingit takistust, miks mitte rajale tulla. Siis veel on selline võrgustik 130 rajaga on hoonetes, ehk siis lasteaiad, koolid, ettevõtted. Me oleme siis läinud ka hoonetesse sisse, et lihtsalt meelde tuletada inimestele, et kuulge, lift või trepp ja muud valikud. Aga sellest lõpus korra üks tööandjate slaid tuleb, et siis te saate aru, et mis äkki võiksid mõtted olla. Ja peaeesmärk ongi, nagu ütlesin, aastaringne liikumisvõimaluste loomine kodu lähedal. Ja eks me tegelikult ikkagi tegeleme sellega, et meie tervena elatud aastate arv jõuaks lõpuks Euroopale ikkagi lähemale. Me oleme päris kaugel veel, aga see must slaid tuleb varsti, et siis me vaatame, kus kohas me siis oleme ja mis õnnetusest või mis august me võime hakkama koos välja ronima. Ja miks ma panin see laste pildi, on see, et meie praegune fookus on lapsed, noored ja pered, et saada kõik liikuma, saada nad välja. Me radadega ja keskustega samamoodi vaatame sellele, et teada on, et enam ei ole nagu 3 meetri laiune lihtsalt tavaline metsarada seksikas. Sina pead ikkagi juurde looma kõik muud võimalused, kaasa arvatud olmetingimused, kaasa arvatud madalseiklusrajad, rattarajad, pumptrekid, kõik muud. Et me siis tegeleme sellega ka väga jõuliselt, et see nii läheks. Ja eks me nagu kõik oleme eeskujud lastele ju, et siis lapsevanemaid oli siin päris palju, et siis võib-olla sisekaemus tagasi koju sõites nendel teemadel oleks hea. Väike assorti radadest ka, mõned pildid, selline väga mitmekülgne pakett on meil, mida valida, mida külastada, kasutada nii talvel kui suvel ja siin mõned uuendused on ka kindlasti näha, et siin samas nurgaski on selline värske Jõgeva maastikurattarada ja veel suusaradasid, et no, kui selle enamik pilte ma olen ise teinud, aga sellist pilti vaadates ikkagi. Ja see vist oli öösel kell 2 tehtud, kui me raja just valmis saime järvel, on ahvatlev, et mina igatahes läheksin sinna hommikul peale. Magasin välja, läksin ka. Et selles mõttes selline valik ja üle Eesti on piisav, et lihtsalt konkureerida nende muude asjadega, muude ahvatlustega, kaasa arvatud saia küpsetamine ja muu õppimine, et eks õppida, võib-olla on hea reflekteerida just enda õppimist ka just suusarajal, et lähedki rajale, mõtled, liikudes tegelikult palju asjad nagu saabki pigem selgemalt läbi mõelda, et ei pea ainult autoga sõitma ja seal mõtlema, vaid tegelikult on variant minna 1,5 tunniks rajale, kõndida, joosta ja pärast tagasi tulles puhta selge peaga teed oma koolitükki kõik ära ja ongi õppetöö tehtud.
Küsimusi on tekkinud, et kui palju see kõik maksab või tähendab, vabandus on tekkinud, et ma ei saa nagu minna, sest mul pole raha või et kõik asjad maksavad nii palju. Positiivne on see, et mis see pandeemia meiega teinud on, et viimased 2 aastat on näha, et inimeste väärtushinnangud on muutunud. Enam ei pea olema nagu suusarajale või rattarajale minnes nagu ultramoodne kõige uuem dress. Õnneks lihtsalt ei saanud neid osta ka muidugi, aga tegelikult oligi see, et inimesed tulevad, kuidas tulevad ja ütleme, kui suured poed ütlevad, et kõige paremini jookseb kindlasti sinine toss ja must retuus, siis julgen vastu vaielda, et jooksevad ka muud värvi tossud ja muud värvi retuusid ja dressid, et võib julgelt nagu seda panna isegi siis roosat dressikat ja siniseid tosse, kui isegi tundub näiteks peegli ees, et äkki ei sobi. Et selles mõttes julgustan nii mõtlema. Ja Argo võttis jälle laua taga väikse sisekaemusena kokku, mida tema siis arvab sellest raha küsimusest, et palun väikse video. Saime siin hiljuti sõbraga kokku, nagu ikka ja rääkisime maast ja ilmast ja kirusime siin poliitikat ja ilma ja tööd ja palka ja liiklust. See on ikka täiesti hämmastav, mida kõike kiruda annab. Kuni siis jõudsime jutuga sinnamaale, et kuidas ta nii hea välja näeb. Või selles mõttes, kuidas ta nii heas vormis on. Mina näen tema kõrval välja nagu mingisugune piinatud näitleja, näost hall tead. Hommikul oled proovisaalis, õhtul oled etendusel ja päikest näedki nagu kuud. Õigupoolest kuu ongi minu jaoks päike. Ja teate, mis ta vastas? Ta ütles, et tema ei ole nii rikas, et tervisega pulli teha. Et see, et ennast vormis hoida, see ei maksa mitte midagi. Lähed lihtsalt välja, liigutad ennast ja küll sa selle aja leiad. Ja muidugi, ega ma leiangi, ega ma ise ka papist poissi ole. Ikka paar korda nädalas katsun välja minna ennast natuke liigutada. Ja kui ma näost hall olen, siis see on ainult sellepärast, et lihtsalt Krimm jäi maha võtmata. Ei tohiks nagu otseselt olla vast. Aga nüüd on siis see must slaid, ma ei hakanud musta tausta tegema siia. Aga see nüüd siis see reaalsus, milles me elame. Et meeste tervena elatud aastat on hetkel Eestis 55,5. Euroopa keskmine on 10 aastat kõrgem, 65,5. Ja isegi Rootsis on see veelgi kõrgem, 73,8 aastat. Ehk siis näiteks ka mul on tervena elada jäänud siis alla 20 aasta. Et aga see on päris kurb, aga me peaksime hakkama seda murdma. Et siin altpoolt, kui naiste numbrid vaadata, siis naistel on läheb natukene paremini, aga mitte ka piisavalt hästi. Et Eesti naiste keskmine on 59,5 ja Malta naised näiteks elavad tervena 73,5 aastat. Et see statistika on üsna karm ja kui me loeme siis lehti, alati ei peagi liiga palju süvenema, pealkiri ütleb juba piisavalt ära, et Eesti õpilased liiguvad päevas värskes õhus vähem kui vangid. Et see on reaalsus, ega ma enne ei teadnud ka, kui palju vangid üldse liiguvad. Aga kui see nii on, siis see on karm ja iga 4. klassi või iga 4. esimese klassi õpilane on ülekaaluline või rasvunud. Et peame sellega tegelema ja eks me ongi kõigi ülesanne siin juures kaasa, et midagi muutuks. Ja mis on natukene positiivsem on järgmine uudis, et 10–17 aastate seas on neid õnneks ainult 17%. Aga see ei ole ka mingi õnn, et lihtsalt kaugel see aeg on, et kui me edasi istume ja ei liiguta või mõtle või jõulisemalt ei hakka panustama, siis need protsendid muutuvad ka samasse kategooriasse, mis esimese klassi lastel täna on. Ja mis on minu jaoks, need kõik on hirmutavad, üks veel hirmutavamaid asju, mis on hakanud tulema välja, on see, et uuringutes, näiteks viimane Tartu uuring, oli see, et inimesed on ülirahul enda liikumisega, ütlevad, et nad liiguvad lausa 89% ja piisavalt. Ja siis tuleb välja, et 42% või 50% neist on tegelikult kehamassi indeksi mõttes ikkagi ülekaalulised juba. Et selline mõnus rahulolu, et õhtul lähme koju, teeme ka saia
ja siis võib-olla ei liigu ja siis või ma ütlengi, et ma liigun ja käisin 2 korda, käisin ikkagi võib-olla, no ma ei tea, eelmine nädal korra käisin ikkagi sõbrannaga kõndimas, et see on juba nagu hästi, et siis no ei ole, et peame natuke sellega tegelema. Ja muidugi, mis meid saadab, on see, et vaimse tervise probleemid, ka teie olete enda Keskliiduga seda üles toonud, ka meie üritasime oma panust anda, et ongi, inimestel ongi raske, inimestel ongi natuke katki või palju katki ja peab sellega tegelema. Ja COVID-pandeemia samamoodi on ka meid saatnud ja jõuliselt saatnud, aga meie võtsime kohe alguses selle suuna, et kui, mäletate kõik ju, et mingi kell 12 oli iga päev oli AK või see AK erisaade ja vaadati jälle, mis siis räägiti, on ju. Meie võtsime kohe selle suuna, et meie tahame olla see kanal, kes pakub sellele kõigele nagu vaheldust, me ei räägi sõnagi COVIDist, meie anname teile nagu muu võimaluse, et räägime ainult nagu positiivsetest asjadest, mitte koroona positiivsetest. Et lihtsalt, et me annaksimegi selle vabad, sellise nagu, oleksime meie oleme see koht, kus te saate puhata kogu sellest muust maailmast ja olla siis tegeleda iseendaga, leidagi uusi hobisid, õppida, liikuda ja nii edasi. Usun, et meil õnnestus üsna hästi. Natukene võib-olla ühe kriitika Rahvusringhäälingusse võiks visata siit ühe palli ka, et mäletate, et nii kui pandeemia algas, siis kõige paremal ajal pärast AK lõppu, kus olid tulistatud mingisuguseid jõhkraid sõnumeid ja halbu uudiseid, on ju, spordiuudised, saaks olla see plokk, kes räägiks midagi positiivset, tegeleks just liikumisharrastusega. Aga mäletate, mis spordiuudised tegi? Nad läksid puhkusele. Mõned kuud hiljem tulid välja, hakkasid tegema võimlemisvideosid. Et äkki oleks just see olnud see hetk, mida oleks võinud ära kasutada. Aga see oligi see negatiivne slaid. Et ma nüüd edasi räägin ainult nagu head juttu. Et nüüd siis, kuna ma ei hakka üritama, Anneli küll ütles, et ma pean siin inspireerima ja õpetama ja kõik asjad ära tegema, ma ei suuda teie kõrval seista iga päev, iga hommik, iga õhtu. Ei jõua vist ikkagi, et see arv on päris suur, et siis ma tooksin enda isiklikud näited välja, mis mind nagu võib-olla looduses liikumise juures kõnetavad või mis elamusi mina olen saanud. Et see, kuidas te tossud jalga saate või mis riidete selga panete, see jääb teie enda teha, aga tooksin välja selliseid mõtted, mida võib-olla ära proovida, kes missugune liikuja nagu on. Et esimene selline vaade on esimesena vahvlil. Et kes teist on käinud esimesena, jõudnud suusarajale, -2 kraadi näiteks, on päike hakkab tõusma, see mõnus krabin, et seda tasub proovida. Et siin on jõulumäe pilt, hommikust päikse tõustud, 2 kätt tõusis ja seda nagu emotsiooni mul isegi praegu on nagu kananahk ihul, kui ma mõtlen selle peale, et tasub proovida ja või siis kas või õhtuti ilma valgustuseta, pealambiga. Ma ei julge seda avalikult öelda seal kuskil, et kui öeldakse, et miks valgustus enam ei põle, et kasuta pealampi, aga ma julgen ise küll öelda, et jumal äge on teha pealambiga vahepeal mingi õhtune trenn, sest see jällegi paneb sind enda koordinatsiooni kindlasti proovile. Soovitus number 2, mida võiks võtta kaasa, on see, et igal nädalavahetusel võiks olla vähemalt üks selline pikem liikumine. Et kui teil see külge jääb, siis see on ikkagi päris suur asi. Et mina muidugi olen, siin on minu naine ja laps on seal vankriga peal. Me selle vankriga oleme ka kõik kohad läbi käinud ja kõik raskemad puudega radad ka läbi käinud. Nüüd on laps juba 1-aastane ja ise kõnnib, et nüüd meil on juba natukene nagu muid väljakutseid ka, aga selles mõttes ka see ei takistunud meid nagu liikumast ja see pilt on Kõrvemaalt ja ütleb, et Eestis ei ole ju mägesid just täpselt sel hetkel, kui me oleme mõnusast künkast üles saanud ja pulss on ikkagi kõrge, et siis oli õiges kohas, aga selline harjumus võiksite proovida, et kes teist teeb sellist asja, nädalavahetustel üks pikem trenn. Noogutajaid on super, võtke kaasa, võtke sõbrad ka kaasa, et see asi võiks juhtuda. Siis oluline, lapsevanemaid on siin päris palju, et jälgige seda, et esimene kokkupuude oleks positiivne.
just lastel näiteks suusatamisega, teil endil ka, kes hakkate mingit ala õppima või proovima, siis kurb on vaadata, kui näiteks lainetusest võetakse suusk, teadmata, mis tehnika jaoks see suusk on, ja sa näed seda last või noort inimest või täiskasvanut klassika jäljes raskel tõusul ja ta põhimõtteliselt nii-öelda roomab, suusad on all ja ta nagu lähebki sealt sellest jälgima üles, sest telekast on ju niimoodi näinud, et nii minnakse ju. Aga noh, see ei ole nagu reaalsus. Et selles mõttes, ja kui te märkate, kui te kuulete kodus, et teie laps vihkab suusatamist, siis andke märku sellest. Ma kontaktitavad ka lõpus, et lihtsalt me tahame ka sellega tegeleda, et õpetajad oleksid motiveeritud ja tahaksid õpetada suusatamist ka, et me ei taha uusi spordivihkajaid, et peale tekiksid. Ja kui te seda asja märkate, siis palun reageerige. Siis uus trend, mis Eestis on hakanud tekkima, on maastikurattarajad, et lihtsalt konkurents natukene sellise maanteesõidule, aga samas ongi see, et lihtsalt leidke, nagu meie kindlasti seda suunda arendame, et saaksid inimesed just oma maastikurattaga sellist natukene rohkem sellised kurve, sinka-vonka, igasuguseid tehnilisi elemente, et saaks just see trenn tegelikult, kui kõik ütlevad näiteks, et neil on vähe aega, siis 45 minutit maastikurattaga mõnel maastikurattarajal on kindlasti kiirem ja füüsiliselt parem treening kui tund aega maanteerattaga kuskil tiksuda. Et ma maanteeratturite poolt olen, aga siiski, et kui teil on ainult 40 minutit, siis te võite isegi maastikuratta peale mõelda. Siis seda juba märkisin, et kui te ka pikemaid trenne teete, siis kindlasti mitmekesi on lõbusam, et julgelt või vahepeal on ka see, et motivatsiooni puhul, et üksi nagu ei viitsiks jälle minna, aga kui tead, et sõbranna või kolleeg nagu läheb ja sa ise oled kokku leppinud, siis narra minemata jätta. Et siis see kindlasti aitab. Aga mida ägedat võiks nagu teha oma töökaaslastega või sõpradega on ka see, et tehke siis proovige ka, kes pole kunagi elus spordilaagris käinud, siis proovige ise mõni spordilaagri teha ja proovige siis see spordilaagri putru süüa hommikul kell 8 ja pool 8 teha väikest võimlemist ja mingit ümber maja jooksu ja siis minna juba 10 trenni ja siis kuidas te saate teada, kui äge ja kui oluline on kella 2 ajal pärast seda trenni magada 2 tundi ja siis uuesti õhtul trenni minna. Neid emotsioone kindlasti võiks proovida saada. Ikka jälle imetlen perepilti, et panin siia teile ka, et ongi see, et me perega nagu liigume ja tahame, et ka laps oleks aktiivne. Vahepeal isegi tundub nüüd, kui ta on nüüd 1 aastane, et siis ikka on nagu päris aktiivne, et ei jõua nagu sammu pidada, aga samas on see mure, või miks ma nagu tahan liikuda, on ka see, et ma tahan ise ka 20 aasta pärast olla normaalne vanem. Et ma jõuaksin liikuda, mitte ma istuks teleka ja see mul oleks selline, mis ta on siis see ujumisrõngas või kuidas seda nimetatakse siin kuskil kõrval ja raske on magada, et sa ainult selili magada, et kõht takistab seda muid magamisviis. Et ma tahaks olla ise ka lapsel nagu hea lapsevanem. Aga teie, kui ikkagi ka juhid ja eestvedajad, siis teid kutsun ka olemaks suunamudijad. Instagrami kohta ma jätsin küsimata, et kui palju teil on või Facebookit kindlasti on paljudel, aga et lihtsalt teie ka, kui te mõnegi asja olete teinud metsas, mõne hea emotsiooni saanud, siis võite julgelt jagada. Äkki mõni töökaaslane leiab ka selle või mõni sõber leiab sealt innustust. Panin see terviserajad enda konto, aga see ei tähenda, et te peate mind jälgima kohe hakkama, aga võite. Et siis hästi lihtsad nipid, mõtlesin, toon kõiki välja, et teie kodus nagu Erki Nool. Erki Noolega kohtusin eelmine aasta lõpus ja siis ta rääkis, et kellel on kodus kohvimasin, mis on nupust käib käima. Nii, kes teeb veekeetijaga ja siis pressiga, õnnelikud inimesed, et kellel nii mugav ei ole, et Erki Nool näiteks, temal on kohvimasin nupuga ja iga hommik, kui ta selle sisse lülitab, tavaliselt soojenemisaeg on ju, ja sellel ajal tema pumpab kätekõverdusi. Proovisin, juba hästi töötab, et julgen nagu soovitada ja need on õnnelikud inimesed, kellel on veekeet ja veekeetil võtab ju veel rohkem aega, et see vesi valmis saaks, et siis saate mõne harjutus veel juurde võtta. Et proovige, räägime 6 aja pärast või räägime poole aasta või aasta pärast. See nagu toimib. Alustate 20 kätekõverdusega või kükiga või mille iganes. Mina läksin ka nagu kätekõverdusest jõudsin nagu päris tubliks. Siis üks
Üks praktiline soovitus veel. Panin sinna kommi asemel sinna ette laua peale sellised pop-up terviserajad autojuhile, et liigun kaugemale, pargin rohkem ja siin õpetas ka, kuidas aastaga maratoonmärgis saada. Pärast loete läbi, vaatate, mis siis saab. Aga tõin näite, et kolisin uude korterisse, mõtlesin, teen naabritele ka reklaami, panin kõigile postkastide peale, et võtke. Ja siis naine mingi päev ütleb, et kuule, et kõik on ära võetud, aga kas sa ise paned tähele, et me oleme parkinud kogu aeg siia või siia, mingi kuu aega. Et teeme siis või tee. Ja siis mõtlesingi selle peale, et hakkasin siis parkima iga päev siia. Nüüd juba pargin pea 2 aastat. Ja võtsin siis mõõdud ka, et enne ma kõndisin iga päev 11 meetrit, 16 meetrit ukseni, nüüd 36 meetrit ukseni. Ja tegin lihtsa arvutuse ja sain teada, et kui vaadata, siis on nähagi, et ma nüüd kõnnin 26,8 kilomeetrit iga aasta tänu sellele ja ma tassin kõik raskemad asjad ka sealt nurgast ära, mitte ei pargi kuskil ette. Ja see on kõigest 1% igapäevast liikumisnormist. Et kui ongi suhteliselt julm ikkagi, et me tegelikult mingit nii lihtsa või nii väikse asjaga juba võitleme, et seda saavutada, et siis 99% asju tuleb veel leida. Et siis ma kutsungi teid üles seda nende asjade peale mõtlema, neid väikseid samme või märke leidma ja tõesti 99 asja on veel. 2 kiiret asja veel, mul on jäänud minut, on see, et asjad toimiksid, tuleb kalendrisse kirja panna. Ma arvan, et pärast saate kohvipausi ajal mõne asja juba kirja panna. Ja üks video teile kui kontorites töötajatele on siis veel üks Argo soovitus või väike avastus. Hiljuti oli minuga väga vahva lugu, mulle hakkas tunduma, et minu ülemus kiusab mind. Mõtlesin kohe, et palun väga, ongi töö kiusamine. Hommikuti tööle tulles oli lift järjepidevalt rikkis. Õhtuti see muidugi töötas. Lõunapauside ajal hakkas mailboxi saabuma erinevaid menüüsid söögikohtadest, mis asusid miinimum, kilomeetri kaugusel. Möödunud nädalal viidi printer 5. korrusele, kui mul on vaja kogu aeg hankelepinguid välja printida, nüüd uha mööda treppe. Kohvimasin viidi keldri korrusele. Koosolekute ruumist viidi toolid kõik välja, toodi mingid kõrged lauatasemele. Ma ühel hetkel võtsin ikka julguse kokku, küsisin ta käest, et mis tal mu vastu on, sest ta ei salli mind. Ta teeb suured silmad, naeratab ja ütleb, et talle meeldib, kui tema töötajad on heas toonuses ja ei kasvata kõhtusid. Terve töötaja on tema jaoks väärt kaup. Palu väga, siuke värk. Et ärme siis istu enam, et toimetame. Ma usun, et teie ka liigute, mitte ei istu. Aitäh teile! Ära mine ära. Ma ei teadnud, et sa nii suur saiavaenlane oled. Ma ei ole, ma ikkagi lapsest peale olen tegelikult väga kõva küpsetaja olnud, et ma oskan kringleid teha, kõiki kooke asju. Tead, küpsetamises on nii palju vahvaid tegevusi ja seal see küpsetamisega kaasnev kõikvõimalik taigna sõtkumine ja kõik see on sport. See ei ole niisama, nii et ära nii kurjasti suhtu sellesse. Kuule, aga seesamane Erki Nool, olümpiavõitja, on öelnud, et kõige raskem distants on diivanilt välisukseni. Et mina tean, et meil näiteks Tööandjate Keskliidu liikmed osad teevad niisuguseid koosolekuid nagu kõnnikoosolekud. Eks ole, et mitte ei arutatagi istudes laua taga asju, vaid minnakse ja kõnnitakse. Et niisugused kõnnikoosolekud saavad sinu heakskiidu. Ei kindlasti, et ma lihtsalt ei hakanud siia, nagu ma ütlesin, ma räägin ainult täna teiega personaalselt, mitte ei hakka tooma kõik ettepanekuid. Loomulikult kõnnikoosolekud on ülihead ja vajalikud. Neid palju tehakse ja leida just terviserajad nendeks kohtadeks on kindlasti ülihea mõte ja kõik meeskonnapäevad, asjad, me oleme kõik valmis vastu võtma. Swedbank teeb meil ajaannetust ja teeb siis ka ühtlasi 3 tundi talguid vähemalt või 4 tundi, et nagu julgelt soovitan. Aitäh, Alo! Aitäh! Ja nüüd, head saalisolijad ja vaatajad kaugemalt. Nüüd on aeg käes muusikaliseks vahepalaks.
meid tulevad rõõmustama Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli noored muusikud Karmen Tilik ja Mihkel Mäe-Kalle. Palun. Tere päevast! On suur rõõm teid siin tervitada sellisel kaunil sügispäeval. Ja tõepoolest, Georg Otsa nimelisest Tallinna muusikakoolist me tuleme, just praegu isegi, ja esitame teile kõigepealt 2 Queen'i pala. Esimene natukene tuntum ja teine võib-olla mitte nii tuntud. Esimene kannab pealkirja We Will Rock You ja teine Cool Cat. Buddy or a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy or a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got mud on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place, singing we will rock you. We will rock you. Buddy or an old man, poor man, bleeding with their eyes, gonna get us someplace someday. You got mud on your face, your big disgrace, somebody better put it back into a place, singing we will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. You're taking all the sunshine away, making out like you're the main line, 'cause you're a cool cat, tapping on a toe with a new hat. Ooh, you're alright, driving along like the swing king, feeling the beat of my heart. Yeah, feeling the beat of my heart. Ooh, you're a cool cat, coming on strong with all the chit-chat. Ooh, you're alright, hanging out, stealing all the limelight. You're messing with the beat of my heart, feeling the beat of my heart. Ooh, you used to be a mean kid, making such a deal of that. Ooh, you were wishing and hoping and waiting to really hit the big time, but did it happen? No, you're speeding too fast. Slow down, you better slow down, slow down. You really know how to set the mood, and you really get inside the crew, 'cause you're a cool cat, tapping on a toe
feeling the beat of my heart. Yeah, feeling the beat of my heart. Ooh, feeling the beat of my heart. Yeah, feeling the beat of my heart. We will rock you. We will rock you. We will rock you. We will rock you. Aitäh! Ja meil on rõõm teid tervitada veel ühe palaga, mis kannab pealkirja Sügistuuled. Kõikidel, kel hing on sees, on midagi ees ja nii mõnelgi on veel salasoovid, avalikud soovid. Kõikidel, kel hing on sees, on midagi käes ja nii mõnelgi on veel tugitoolid, pehmed tugitoolid. Laske muusega pisut mikuta, kui väljas sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muud kui poevoodi. Maga edasi, on laule peidus meis veel, kuid väljas on hüüdmas niigi sügistuule. Ööd ja päevad ja. Mõnedele näib, et keegi aina on ees, et on istumas üks mees tema toolil, pehmel tugitoolil. Mõned jäävad välja, aga mõned on sees, on omadega sees. Sees ja väljas erinevad naljad. Laskem poosega pisut pikuta, kui väljas sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muud kui poevoodi. Maga edasi, on laule peidus meis veel, kuid väljas on hüüdmas niigi sügistuule. Ööd ja päevad ja. Fanafi, fanapäi, padudadandalai, padudadandalai. Fanafi, fanapepa, padudadandalai, yo. Laskem poosega pisut pikuta, kui väljas sügis on käes, siis suvest võib vaid unistada muud kui poevoodi. Ja maga edasi, on laule peidus meis veel, kuid väljas on hüüdmas niigi sügistuule.
aitäh ja imeilusat päeva jätku! Minu nimi on Sigrid Aruväli ja olen Eesti Täiskasvanukoolitajate Assotsiatsiooni Andras juhatuse liige. Ja mul on hea meel teid kõiki täna tervitada, nii siin viibijaid kui ülekande jälgijaid, nii täiskasvanud õppija nädala puhul, kus me siis pöörame tähelepanu rohkem õppimisele ja arengule ja tunnustame neid, kes on silmapaistvad õppijad ja õppimise toetajad. Ja võib-olla selline hea uudis siia kohe, et nüüdise ajal me näemegi õppimist laiemalt kui ainult teadmiste ja oskuste omandamist. Ehk et õppimine laiemas tähenduses toob siis kaasa sellise inimese arusaamade, hoiakute, väärtuste, toimetuleku ja rollide muutumise. Ehk kokkuvõttes õppimine avardab meie maailma ja võib meid teha õnnelikumaks. Ja nii nagu kõlab ka üks Andrase juhtmõtteid, õnneks on vaja õppida. Täna oleme siin kuulnud mitmeid väga inspireerivaid lugusid, kuidas tööandjad inspireerivad ja leiavad võimalusi oma töötajate arendamiseks ja nende õppimise toetamiseks. Ja tõepoolest ma usun, et seda rolli, mida mängib tööandja inimese arengus ja õppimise toetamises, on raske alahinnata. Sest tõepoolest on need tööandjad, kes julgustavad oma töötajaid õppima, toetavad, leiavad ise mitmekülgseid võimalusi õppimiseks ja õpitu rakendamiseks, siis neid ettevõtjaid ilmselt saadab edu nii inimeste kui kogu organisatsiooni tasandil. Ja mul on väga hea meel täna siin õnnitleda ja tunnustada neid tööandjaid, kes siis tõeliselt panustavad oma inimeste õppimisse ja arengusse. Ja teiega koos me siis jõuamegi lähemale meie konkursi tipphetkedele ehk vaatame, kes on õppijasõbralik tööandja 2021. Ja konkursist ka paar sõna. Aasta õppijasõbraliku tööandja konkursi eesmärgiks on aasta tööandja tiitli kaudu võimendada tööandja positiivset kuvandit. Võitjal on võimalus end positiivselt töövõtjatele tutvustada ja innustada tööandjaid panustama enese täiendamise võimalustesse ettevõttes. Aasta õppijasõbralik tööandja on organisatsioon, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima. Soodustatakse mitmekesist karjääri, sealhulgas oskuste nüüdisajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse. Võetakse kasutusele uusi tehnoloogiaid ja meetodeid ehk digitaalsete kompetentside õppimine ja õpetamine on laiemalt toetatud. Jagatakse kogemusi, luuakse praktikavõimalusi, ollakse sotsiaalselt vastutustundlik õppimisvõimaluste loomisel, tehes koostööd teiste organisatsioonide ja sotsiaalsete partneritega. Suur rõõm, et tänavu on esitatud õppijasõbralikud tööandja konkursile 49 kandidaati. Ja nüüd ma loodan, et te ka näete, kes siis on need 49 sel aastal nomineeritud organisatsiooni. Ja nende hulgast valisid siis maakondlikud hindamiskomisjonid välja oma maakonna laureaadid. Lisaks oli igal maakonnal õigus anda ka õppijasõbraliku tööandja eripreemia. Ja need 16 maakondlikku laureaati võin ma siin kohal ka üle lugeda ja need on ka teie ees näha kenasti Eesti kaardil. Harjumaa, Kiili gümnaasium, Hiiumaa, aktsiaselts M ja P Nurst, Ida-Virumaa, Narva haigla, Jõgevamaa, Vaimastvere kool, Järvamaa, Paide teater, Läänemaa, Haapsalu sotsiaalmaja, Lääne-Virumaa, Kunda südamekodu, Põlvamaa, Räpina muusikakool, Pärnumaa, Oshino Electronics Estonia OÜ, Raplamaa, MTÜ Rapla korvpallikool, Saaremaa, Incap Electronics Estonia OÜ,
Tallinn, Eesti Energia, Tartumaa OÜ Afteron ja Valgamaa, Valga avatud noortekeskus, Viljandimaa aktsiaselts Cleveron ja Võrumaa aktsiaselts Rauameister. Aga enne veel, kui me saame teada, kes on siis tänavune vabariiklik laureaat ja õppijasõbralik tööandja 2021, on mul hea meel anda sõna videotervituseks Haridus- ja Teadusministeeriumi kantslerile Kristi Vinter-Nemvaltsile. Head tööandjad, Tööandjate Keskliidu ja Andrase esindajad, külalised. Filosoof Herakleitos on öelnud, et pole midagi püsivamat kui muutused. Tema ütles seda juba üle 2000 aasta tagasi. Ja meie oleme viimasel 1,5 aastal saanud selle kohta pidevalt kinnitust. Paljud tööandjad on olnud sunnitud töö ümber korraldama. Peame töökoosolekuid ja suhtleme koostööpartneritega hoopis teisiti kui mõned aastad tagasi. Meie ootused tervisele ja inimeste turvalisusele on hoopis teistsugused. Mul on väga hea meel, et muutunud maailmas pole Eesti inimeste jaoks muutunud hariduse ja õppimise tähtsus. Vastupidi, elukestev õpe on tõusnud üheks olulisimaks teemaks, mille vajalikkust tunnetatakse üha enam. Rõõm on tõdeda, et Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsiooni Andras ja Tööandjate Keskliidu ellu kutsutud õppijasõbraliku tööandja konkursile esitati palju tugevaid kandidaate. Seekordne laureaat on seadnud oma ambitsiooniks olla eeskujuks kõikidele teistele Eesti ettevõtetele ja võtnud oma missiooniks kasvatada väärtust. Väärtustades õppimist kasvatab tööandja nii töötaja kui organisatsiooni väärtust. Suur tänu kõigile ettevõtetele, kus väärtustatakse ja toetatakse töötajate õppimist ja arengut. Palju õnne aasta õppijasõbraliku tööandja tiitlivõitjale. Ja nüüd mul on hea võimalus siis paluda tunnustamiseks lavale ka Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa ja Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna juhi Merlin Tatriku. Nii, jõuame kulminatsioonini. Meie tänavune võitja loomulikult väärtustab õppimist, sest sel moel kasvatatakse nii töötaja kui organisatsiooni väärtust. Väärtustab õppimiskultuuri ning usub, et parim õpe on praktiline. 70% õppimist läbi tegevuste, 20% õppimist kolleegidelt, 10% õppimist koolitustelt. Väärtustatakse võrdselt nii töötajate erialaseid kui enesearengu koolitusi. Ettevõttes kavandatakse ja planeeritakse töötajate arengut ning õpiteed järjepidevalt. Arengu toetamiseks on kasutusel digitaalne talent management keskkond, kuhu töötaja märgib igal aastal oma arengu eesmärgid ning seirab nendeni jõudmist. Ettevõtte siseveebis on töötaja arendamise peatükk, kus on palju õppematerjale ja koolitusviiteid. Ettevõttes on ka loomulikult uue töötaja sisseelamisprogramm. Ettevõttes ei ole hariduslikku kihistumist, igal töötajal on võimalus leida siseveebist õppeinfot, osaleda tööalastel ja enesearengu koolitustel. Regulaarselt käivad koos kogemusklubid, keelekohvikud, mentorbaarid ja kovisioonigrupid. Iga töötaja teab, et temast sõltub või et minust sõltub. 40% ametikohtadest täidetakse sisemise liikumise teel. Töötajatel on võimalus käia teineteisel töövarjuks, et ettevõtte töövaldkondi paremini tundma õppida ja kavandada ka enda õpi- ja karjääriteed. Ettevõte on ühtlasi ka Eesti suurim praktikakohtade pakkuja. Võib-olla juba aimate, aasta õppijasõbralik tööandja 2021 on Eesti Energia aktsiaselts. Palju õnne. Tööandjate Keskliidu poolt siis lisaks säravale tiitlile ka tasuta kutse Tuulelohe konverentsile, mis on meie üks selline aasta tippsündmus iga kevad. Palju õnne.
meil on suur rõõm seda auhinda vastu võtta, sest tegelikult Eesti Energia ju peab kogu aeg leiutama, käivitama ja kasvama selleks, et uued terrassid saaksid valmida, selleks, et need leivapätsid ja saiapätsid oleks küpsetatud, selleks, et meie lambid põleksid igal pool ja aina rohelisemalt. Et me kõik koos oleme ju teekonnal nulli ja organisatsioon ei arene, arenevad inimesed. See on see, millesse meie usume. Nii et suur rõõm, suur tänu, aitäh! Aasta õppijasõbralik tööandja 2021. Eesti Energia. Mina olen Kadi ja ma olen Eesti Energias kultuurihäkki valdkonna juht. Meie valdkond tegeleb inimeste arendamisega. Me oleme kogu sellele personalivaldkonnale lähenenud hästi uuenduslikult, et meil on nüüd töötajakogemuse üksus, ehk me vaatamegi töötajat kui tervikut ja tema elukaart siis kui tervikut. Me aitame oma inimestel õppida seda, kuidas omandatud teadmised praktiliselt ellu rakendada. Et see on see uus lähenemine, millega me täna töötame. Я поступил в магистратуру на пилотную программу в Вирума колледж Таллинского университета в Кохлоярве на аэроинфотехнологию. И на первом этапе я очень сомневался, смогу ли я совместить эти учебу в школе, работу и поддержание семьи. Была поддержка как физическая, моральная, так и финансовая в виде стипендий. То есть учиться в Eesti Energia можно и легко, важно только твое желание. Töötades Narva karjääris olen ma läinud õppima Virumaa kolledžisse majandust. Tööandjad toetas õppimist makstes stipendiumi ning mul oli kindlustatud töökoht. Ning samuti ma sain alati oma jaoskonnas küsida vabu päevi, graafiku muutused. Eesti Energias ei õpita lihtsalt koolitustel. Meil on erinevad kogemusklubid. Meil toimub õppimine tandemites. Meil käivad koos keelekohvikud. Me jagame omavahel aktiivset infot õppimisvõimaluste kohta. Me julgustame inimesi ise enda arengu eest vastutust võtma. Eesti Energia on hästi suurte muutuste keskel ja selles mõttes hästi tore, et te olete nii õppija sõbralik ja õppimisvõimeline organisatsioon. Küsiks lõpetuseks, et täna on siin palju selliseid lugusid ja näpunäiteid kuulda juba olnud, aga et veel lõpetuseks mõned võib-olla praktilised näited või tööriistad, kuidas seda organisatsiooni kujundada nii või kuidas oma inimesi õppima meelitada või mis on need viimase aja kõige värskemad trendid selles valdkonnas, et äkki veel koduteele kaasa mõned konkreetsed näpunäited? Kõige esimene näpunäide on see, et valida tööle inimesed, keda ei ole vaja õppima meelitada, vaid kes on ise juba uudishimulikud ja kes tahavad olla oma ala parimad, kelles on see sisemine nii-öelda säde sees, et sellest me kõigepealt alustame. Et nagu jutt oli, me oleme see suurim praktikakohtade pakk ja me valime juba 250 praktikanti sellist, kes oleksid need tulevased energeetikud, kes tõepoolest tahavad maailma paremaks muuta. Et sealt see algab. Aga kui veel mõne praktilise nippi tuues, ma annan nüüd mikrofoni Kadile, kes on meie kultuuri äkki juht. Jaa, et nagu Tiina mainis, siis me tõesti, meie tööandja väärtuspakkumine ütleb, et meie juures saab leiutada, käivitada ja kasvada. Ja ka oma koolitajate arendamise valdkonnas me üritame leiutada selliseid viise õppimiseks, mis oleks huvitavad. Et õppijal peab olema huvitav uusi teadmisi omandada ja see ongi võib-olla see kõige suurem muutus, mida kõik peaksid läbi tegema. Suur tänu ja selle piduliku hetkega me ka võtame tänase ürituse kokku. Aitäh kõigile, kes
meil siin kohapeal olid ja aitäh neile, kes Postimehe vahendusel meid jälgisid. Nii et õpime edasi ja näeme jälle järgmisel aastal.